Ja kuna Piret Anier puudutas seda taimeseinasid ja neid peaks kastma mingisuguse muu asjaga kui lihtsalt joogivesi, siis selleks ju sobib tõesti mingisugunegi vähe määrdunud vesi nagu pesuvesi või hallvesi ja selleks ju Mait Kriipsalu, Maaülikooli professor, on lahkesti palutud rääkima siis hallveest. Sest miks see hallvee teema nüüd siia lõppu on pandud, on sellepärast, et kui me suudame jõuda sinnamaani, et me saame siis kodudes või büroodes või ka korrusmajades vee kokku hoitud ja see siis läbi ilmaveeta käimlatega, veevabade käimlatega, siis ihupesu, toidu valmistamine, riiete pesemine, pesuveed jäävad ikkagi vähem või rohkem alles ja sellega peab ka tegelema ja see ei ole üldse mitte lihtne tegevus. Jah, aitäh. Et mõtted võivad head olla, aga lõpuks keegi peab selle ka valmis ehitama. Nii et me koolitame kõige üldisemalt mõistes veemajandusinsenere, ehk siis need, kes teie head mõtted peavad ühel hetkel paberile panema. Nii et kui me arutasime esinemise pealkirja, siis võtsime põhifookuse ühest just algavast projektist, kus me halli vee puhtaks teeme ja siis selle peal üht-teist kasvatame. Nii et esialgsetest siukestest mõtetest ja tulemustest kavatsen rääkida. Aga me oleme kanalisatsiooniga seotud, ehk siis, et tavaelus, igapäevaelus me käime selles tavalises vetsus. Ja selle sinu meistriteose viib ära siis ühiskanalisatsioon, nii torustik ja kanalisatsiooni. Me võiks kutsuda siis tsivilisatsiooni leiutiseks üheks kõige paremaks üldse, ütlevad mõned. See on natuke nagu võib-olla tänase päeva ärritamiseks ka, eks ole, et kuidas moodi siis kõige parem. Aga kui siia vaadata kõrvale üks pilt sellest, kuidas kanalisatsioonirajatises korraldati näiteks turismireise omal ajal, sest see oli nii võimas. Ja seda polnud varem olnud. Ja nüüd me äkki inimkonnana suutsime meie kõige suurema probleemi Rokase linna torusse panna, selle sodi, ja see oli nagu jõgi maa all ja see oli meie tehtud, siis see andis meile sellist võimsust ja uhkust ja seal oli põhjus oli mööda seda suurt torustikku korraldada siis seiklusturismi reise. Nii et selle üle oli siis tsivilisatsioonil põhjust uhke olla, aga vett kulub ja vett kulub kõvasti ja ka taime toitaineid kulub. Nii et aga meil vett jätkub, meil ei ole muret, eks ole. Meil sajab rohkem kui aurab. See on vist endiselt nii, eks ole. Nii et mis ta siis on? 700 palju, 50 millimeetrit sajab ja 550 aurub. Kuidagi nii. Nii palju jääb üle. Ehk siis vett on meil küll, võiks arvata. Aga mitte alati ja mitte igal pool. Nii et mõnes kohas Eestis juba me näeme selliseid kirjatükke, mis ütlevad, et sa ei tohi veega teha seda, teist ja kolmandat ja raisata ei tohi ja kasta ei tohi ja mõnes kohas ühisvärgi kanalisatsiooni eeskirja juba jõuavad peatükid sellest, kuidas sa pead vett kokku hoidma, sest vaat ei jätku. Ei jätku. Ja samas me viskame ära lisaks veele ka vees olevat midagi, mille kohta ka maailmakuulsad kirjanikud, kes ei ole üldse kanalisatsiooniinsener, on kirjutanud sellise tsitaadi. Ja sellest tsitaadist on õppida seda, et see on kirjutatud aastatel 1800 ja peale. Et just siis, kui kanalisatsioonitorustik oli valmis saanud, juba siis saime aru, et tegelikult meil neid väetisaineid on vaja. Ja alati võib siis selle mõtte lõpetada sellise lausega, et kas saaks kuidagi teisiti. Nii et igal kinnistul on vaja vett. Nii kui sul on vesi kinnistul, on vaja vett ära juhtida. Ja olmereovee me kõiges laiemas mõistes jagame, eks ole, halliks ja mustaks veeks. Eks ole, oma puhtusastme järgi.
hallvesi ja mustvesi. Hallvesi see, mis võiks tulla valamust ja duši alt ja sinu pesumasinatest ja mustvesi see, mis tuleb vetsust. Ja mõnikord me võtame mängu selle kollase vee, nii et ma sain aru, et me oleme kõike kolme tänase seminari jooksul juba puudutanud. Ja sinu kinnistul siis näeb see asi välja nii, et reaalselt on sul kätte saadav ainult 2, ehk siis sademevesi räästast ja siis kõik muu läbi segi, sest et me oleme nad pannud kõik ühte torusse kokku. Nii et kui selline asi on juhtunud, siis on küllaltki teoreetiline rääkida hallist veest, sest et halli vett ei ole. Me paneme kõik kokku. Kui sa vaatad, kuidas meil veetarve võiks jaguneda, siis iga inimene võiks projekteerimisnormide järgi kulutada ära 143 liitrit vett tööpäevas. See võiks olla see kõige halvem päev, kus sa teed kõike seda, mida sa veega teed. Ja selle numbri järgi siis dimensioneeritakse sinu torustik. Sul võib vett kuluda vähem või rohkem, aga kui me torustikku sinu majja toome, siis me peame ütlema, kui suur see on. Ja nendest numbritest siis paistab see, et paar 30 liitrit sinu veest läheb loputuskasti ja see on nüüd kindlalt see kandidaat veest, mis ei pea olema joogivee kvaliteediga. Otsisin välja juhusliku skeemi netist, mis võiks iseloomustada sinu püüdlusi hallvesi kasutusele võtta. Hallvesi sellel joonisel võiks siis olla see hall toru siin, eks ole. Et siit ma saan hallivee ja siit saan hallivee ja siis see läheb hallivee süsteemi ja siis ma puhastan selle ära. Skeemi peal on see imelihtne. Ja siis ma saan taaskasutusvee, mis on siis mõnel pool maailmas on märgistatud lilla toruna, et me ei eksiks. Ja siis selle lilla toru tood tagasi vetsu ja alati sul on natuke seda musta, mille me siis ära viskame. On ju tore, võiks ju nii olla. Ja mõnel pool maailmas me näeme, et see on ka nii, lillast torust ta võtab vett ja peseb sellega põrandat, mitte joogiveega. Ja mõne toru peal on siis kiri ka, et ära siit joo, et see on juba taaskasutusvesi. Nii et skeemi peal on väga lihtne. See on nüüd see mõtte arendamise viis, et kõigepealt me teeme sellise unistuste skeemi, mille järgi sa ei saa projekteerida, mille järgi sa ei saa korraldada hanget. Aga see ilmestab seda, mida sa saada tahad. Ja selle skeemi järgi siis insener peaks joonistama mingisuguse sedalaadse skeemi, mis on reaalne skeem sellest ülikoolist, kus ma doktorantuuris Rootsis õppisin. Ja oligi nii, hallvesi võeti eraldi ja mustvesi eraldi ja kollane ka eraldi ja sademevesi ka eraldi ja puhastatigi koha peal hallvesi ja mustvesi jagati keldris 2 ja tahkekraam kompostiti multrumseadmes koha peal ja kollane võeti ka veel eraldi välja ja viidi siis, kui trehvas viidi siis põllule väetiseks. Kõik umbes nii nagu unistuste skeemil olla võiks. Nii et teoreetiliselt on see kõik väga võimalik. Aga see on võimalik siis, kui sa ehitad päris uue maja. Ja sa nüüd ära küsi, et kas see ikka veel toimib. Sest et sellises süsteemi elus või töös hoidmine on nüüd omaette ülesanne, sest et ühe toru asemel sul on ju mitu. Nii et sellist vett, kõigepealt, et seda taaskasutusvett tekiks, sa pead halli vett koguma, võib-olla ka vihmavett. Ja seda tuleb kord palju, kord 0. Siis sa pead seda puhastama ja ka järelpuhastama ja desinfitseerima. Ja siis sa pead selle suutma majasse tagasi juhtida. Ja ka see torustik peab olema olemas. Ja joogivett on ka vaja. Seda me ei tohi juua, isegi siis, kui ta on puhas, sest et meil on siin vastutuspiirid. Kes ütleb, et see täna just puhas oli. Kes ütleb, et meil ei olnud elektrikatkestust UV-seadmes näiteks. Nii et meil on kõike vaja kuidagi rohkem. 2-3 kordset torustikku ja üllatus, mitte ainult joogivee torustikku või tarbevee torustikku, aga ka kanalisatsiooni torustikku on vaja mitu. Nii et võimalik on, aga siin on omad nipid ja trikid ja sellest siis, kuna me proovisime samalaadset asja, siis ma tahtsin siis mõnele asjale osutada. Kõigepealt
meil on vaja defineerida, mis on mis. Ja meil on tulemas ka Euroopa Liidu mõistes siuke määrus, mis räägib ringlusveest või taaskasutusveest. Ja me peame defineerima, mis on vee taaskasutus kui selline. Ja siin see definitsioon ei räägi mitte sinu kodust ja sinu ütleme ökotalust, aga see räägib ühiskonnast tervikuna, näiteks Tartu või Tallinna võtmes. Ehk siis, et see on asula reovee puhasti põhine definitsioon. Ja me tahame saada vett ja tahame seda kasutada millegi niisutamiseks või kastmisel või siis tööstuses. Ja siis me hakkame tingimusi seadma, et oleks ikka ohutu. Ja me ei tee seda sellepärast, et keegi ütles, et see on üks lahe asi, et hakkame nüüd vett taaskasutama, vaid me tahame kliimamuutustega kohanemiseks selle selgeks õppida. Ja me ei saa vee taaskasutust õppima hakata siis, kui nüüd on juba väga kuiv. Me peame selle selgeks õppima igaks juhuks hulga varem, sest siis, kui kuiv on, siis peame hakkama tegema. Nii, vee taaskasutus. Vee taaskasutuse tulemusena tekib taaskasutusvesi. See on siis asula reovesi, mida on puhastatud võt selle direktiivi või siis Eesti määruse nõuete kohaselt ja täiendavalt puhastatud, mis on etapp, mida me täna Eestis veel hästi ei tunne, mis see täiendav puhastamine iseenesest tähendada võiks. Ja sellel on oma eesmärk ja eesmärk on siis põllumajandus või tööstuskasutus. Nii et me isegi ei ürita jätta muljet, et taaskasutusvesi on mõeldud joomiseks, ehkki tehniliselt on ka see võimalik. Aga meil ei ole vaja juua ilmtingimata taaskasutusvett, sest meil on joogi jagu vett ju saada ja saadaval. Nii, ja siis me tahame, et inimeste ja loomade tervis oleks kaitstud. Ja see kõik toimub kuskil, mille nimi siis on taaskasutusvee saamise rajatis või taaskasutusvee süsteem, mis on taristu. Ja need on tehnilised elemendid, mida on vaja selleks, et vesi siis puhtaks saada, ringlusse panna ja hoida sellisel kujul nüüd kaua. Nii et meil on laias laastus 3 head sellist allikat, kust kohast me võiks taaskasutusvett saada ja seda ma näen niimoodi, et suurusjärgi. Kõigepealt kogu linn. Kogu linna vee kogub veevärk. Ja siis me ei räägi hallist veest, sest et siis on kogu vesi, läheb läbi reovee puhasti, puhastame, see muutub heitveeks, heitvee kvaliteed on juba hea, puhastame üle ja siis see muutub taaskasutusveeks. Ja siis, kas see läheb tarbijale omaette toru mööda või me paneme selle tagasi Ülemiste järve, kui see on Ülemiste põhine, või me immutame maasse oma põhjaveevarude suurendamiseks. Seda kõike neid nippe tehakse. Kui meil on tegu mõne firmaga, kellel on palju vett, olgu see jahutusvesi või millegi pesuvesi, siis temal on suhteliselt lihtne eraldada oma veed nii, et siin on bioloogiliselt reostunud ja siin on näiteks ütleme liivane või mingi vähem reost või on lausa jahutusvesi või midagi sellist ja see uuesti kasutusele võtta. Või siis viimane variant, kus me läheme kõige pisemaks, see on sinu kodu ja siin võib nüüd mängu tulla hall vesi, sest et kui sa kodu ehitad, siis sa võid ka toru panna halli vee jaoks. Loomulikult, kui sa teed ühisveevärgi põhise vee taaskasutussüsteemi, siis on see samasugune nagu igasugune veetöötlus, palju basseine ja mahuteid. Oma koju sa ei taha lahtisi mahuteid ja palju basseine. Sina tahad sa saada ühe kapi, mis on võimalikult väike, võtab võimalikult vähe ruumi. Nii kui me hakkame vett taaskasutuse laskma, tõuseb pinnale selline huvitav probleem, kelle oma on vesi. Et kelle oma ta nüüd on peale puhastamist. Tähtis on teada, kui reostunud on vesi, sest et hall vesi on väga üldine nimetus. See võib olla leigelt nõrgalt reostunud saunavesi, küllalt puhas ja see võib olla hästi reostunud. Tõsi, mitte fekaalidega, aga tema reostuskoormus lihtsalt võib olla väga suur. Ikka sama nimi. Ja siis on 2 sihukest õnnetut asja, et kui palju sul seda vett on ja kuna teda tuleb. Ja kas see langeb kokku sellega, kuhu sa seda vett kavatsed
kus sa seda kavatsed, mille jaoks kasutada. Nii et need on kõige raskemad kohad. Korraks teha vesi puhtaks on tore, aga et taaskasutusvett oleks alati ajahetkel, kui sul vaja on, see on juba suurem mõte, sest sa pead võib-olla hakkama varuma seda vett. Ja vee varumine tähendab, et vesi jääb seisma ja seda omad probleemid. Nii et vähereostunud vesi võiks siis tulla duširuumist, näiteks saunast, miks mitte, käte pesemisest. Ja siis on meil mõõdukalt või tugevalt reostunud ja siis on segahall vesi, mis on teab mis sorti vesi, välja arvatud reovesi või must vesi. Kõik on need kandidaadid ja kõige jaoks me näeme netis lahendusi, et siin ei ole uut, et me ainsana ja esimesena kuidagi teeme vett eraldi puhtaks, et seda on kõike proovitud. Ja need lahendused võivad olla küllaltki elegantsed. Nii et siin on näha siis, tundub nagu lausa siuke korrusmaja või ametiasutuse päris palju seadmeid, üksik seade, mõni on kenam, mõni on natuke tehnilisem. See seadmete kokkupanek ja müük on küllaltki keeruline ja riskantne, sest et müüja ja taaskasutusvee valmistaja peab juhinduma väga paljudest määrustest. Hästi väikeses kirjas, aga et sa oled teadlik, et meil on siin need 1, 2, 3, 4, 5, 6 rida eurodirektiividest, mis kõik käsitlevad seda, kui puhas peab vesi olema. Omaette palju tööd. Ja nüüd jõuame siis selle asja iva juurde. Mis siis on, kui ma tahaks seda kõike saada? Ehk siis, et võtame ühe seadme, mis on mõeldud hallivee puhastamiseks, paneme ta käima ja katsume siis selgeks õppida, kuidas sellega elada. Siis üks esimesi kohti on välja vaja mõelda, kust sa saad hallivee. Kas sinu kodust me saaks hallivee kätte? Siin pole vee kulutamises, siin on jutt sellest, kuidas jooksevad torud. Sest et see, kui sul valamu all on toru, sellest ei piisa. See nüüd läheb kuhugi ja saab kohe kokku vetsutoruga. Ja me tüüpiliselt ei ole ehitanud oma kodusid nii, et me saaks hallivee kätte. Tüüpiliselt. Aga meil võib olla huvitavaid kohti, kus see on siiski võimalik. Nii et kui sa ütlesid, et saab, miks saab sinu kodust hallivee kätte? Et sul ei olegi vetsu. Ja näed üks variant, jah. Just. Kui me nõudepesumasina ostsime, siis ta ütles, et nüüd ma olen teil sage külaline. Et lihtsalt torud kuivavad ära. Ja võib juhtuda, et sa nimelt ei anna halli vett ära, sest et hallil veel on oma roll, ta hoiab su torustiku töökorras, eks ole. Nii et meie pika otsimise tulemusena jõudsime duširuumini. Jõudsime Maaülikooli spordihoonesse, võtsime välja projekti, käisime korruselt korrusele ja vaatasime, kas on teoreetiliselt võimalik kätte saada üks toru, mis võtab duširuumi vee ja ei midagi muud. Ja leidsime, näed, duširuum on olemas ja duširuumi põranda alla need torud lähevad. Nüüd lähme sinna põranda alla ja siis äkki saame selle toru kätte. Ja siis oleks meil vaja see toru lahti lõigata ja panna sinna see taaskasutusvee aparaat. Loomulikult see ruum peab olema suur, meie rõõmuks, jah, palun 50 kohta riietusruumis vihjab, et inimesed ikka käivad duši all. Ja siis on meil vaja natukenegi siukest ühiskondlikku kokkulepet, et me ei tee duši all päris kõike. Nii et see just nagu oli täidetud. Ja kui sa nüüd vee puhtaks teed, siis on sul vaja seda kohta, et kuhu sa ta paned. Ja üks loogilisemaid kohti on, et paneme ta siis potti tagasi ja kuna pott on seal samas ülakorrusel, siis see tundus olevat siuke hea ahel. Läheme nüüd keldrisse. Siin nende torude seas on meie toru. Leia üles. No muidugi me leiame üles ja me nokime selle välja. Teine küsimus on, saa ligi. Kolmas küsimus on, kas tohid? Kelle omad on torud? Ja kuna selle seminari või jutuajamise eesmärk on natuke nagu rääkida teemadest, mis võivad sul tulla lauale ootamatult,
siis spordihoone ei kuulu spordiklubile, vaid ülikoolile, kelle käest me peame küsima luba, et toru lõhkuda. Kas spordihoone või ülikooli käest juba selline probleemne koht. Saame vastuse kätte, tee peal on uus takistus. Me peame läbi seina puurima, aga sein on tuletõkkesein. Kas me üldse tohime, kas Päästeamet lubab? Ja nii samm-sammult me hakkame neid nagu ootamatuid probleeme lahendama. Osutus, et on võimalik, eks ole, et võtame ühe toru, lõikame ta maha, toome selle toru siia põranda tasapinda, paneme selle masina, teine toru peab kohe minema samasse, mille me katkestasime, sest liigvesi tuleb ära juhtida. Ja juhul, kui meie masin ei tööta, peab vesi ka ära minema. Nii et kõvasti pusimist. Nii, see seade ise, mille me välja valisime, võiks olla mingi külmkapi mõõtu päris nunnu. Ja mahub igale poole, võib igale poole panna. See on toodetud nii, et mahuks ustest läbi. Ootamatu takistus, kui palju see kaalub, kui ta vett täis on. Kui ruutmeetri peale mahub 1 meetri jagu tonn ja 2 meetri jagu 2 tonni, kas sinu põrand vastu kestab? Ehk siis tuleb välja, et nii väga entusiastlikult ei saagi neid seadmeid igale poole panna. Seetõttu panime keldrisse, et maa sisse ta ikka ei kuku. Mis siin masina sees on? Ega seda sulle nii väga täpselt ei öelda. Me küll teame, kuidas vesi puhtaks läheb vähemalt teoorias, aga see, kes masinat müüb, ei saa mängida väga tervisega. Seetõttu ta tahab omada kontrolli selle üle, mismoodi või mis seisus on see masin. Seda masinat juhitakse teisest riigist üle neti. Sest et kui sina ostad poest selle ja paned omale püsti, siis kes võtab vastutuse, kui see masin ei käi ja sina haigeks jääd? Seetõttu see teisest riigist üle neti kõlab nagu rumal mõte, aga tegelikult sellega tootjafirma võtab vastutuse. See on tähtis koht. Nii me aimame, mismoodi see puhtaks läheb. Ja nüüd tuleb ta skeem. Ehk siis sa ei saa seda masinat käima, kui sa ei suuda joonistada kokku skeemi, mis võiks välja näha niimoodi, eks ole. Vesi tuleb siia masinasse, halli veetoru katkestame ära, paneme siia masinasse läbi veemõõtja, veearvesti. Nii, siin ta saab puhtaks. Nüüd tekib ühest torust 2. Üks, mis visatakse ära, teine, mis läheb tagasi kasutusse. Nii, kas siin ruumis on kanalisatsioon? Põrandatrappi on vaja. Kui seda ei ole, siis tähendab, et mul on pumplat vaja. Ootamatult muud, kui lisandub takistusi. Nii kui me hakkame vett puhastama, eriti veel, kui meil on vaja hakata midagi, kus me vett kasutame, näiteks kasvatame midagi, siis vesi aurab ja meil on vaja ventilatsiooni. Ventilatsioon tõmbab, kui liiga palju, siis tõmbab sinu kanalisatsiooni trapi kuivaks. See ei klappi, sest et siis on maja täis aerosoole. Nii et sellist seadet sa ei saa panna enne, kui sa ei suuda projekteerijale selgitada, kuhu vesi kulub, kuna ja kui palju. Sest et me peame ütlema, millised torud sul tulevad. Ja nagu sa näed, siin joonise peal on torustik, toruarmatuur ja läbimõõdud. Mitte ainult läbimõõdud et kas vesi mahub, pildikult, kas vesi mahub ära sinu masinasse, aga ka kanalisatsiooniühendused, ventühendused, kõik see, mis puudutab taristut. Enam ei ole lihtne, eks ole. Enam ei ole nii, et nagu ostsin külmkappi, panin stepslisse ja töötab. Ei, sa pead torutöid tegema. Nüüd see seade puhastab vee kõigepealt mehaaniliselt, mis on oodatud, mis tähendab automaatset hooldust, sest sina teed hoolduse, mitte üle neti, sina pead võtma midagi ja tühjendama näiteks sõela. Siis ta puhastab vee bioloogiliselt ja see on nüüd karm koht, tuleb välja, et halli vett on raskem puhastada kui musta vett, sest et bioloogiline puhastus eeldab seda, et vesi on must ja toitained ka
aktiivmuda või biokile jaoks jätkub. Nüüd ei jätku, sest vesi on üllatus, liiga puhas puhastamise jaoks. Nii et see on bioloogilise puhastusel tuginev, biokilel tuginev seade. Ja igal juhul peame vee desinfitseerima. Nii, nüüd juhime vee tagasi vetsupotti, veel parem kui kogu maja kõikidesse vetsupottidesse, aga see ei klapi, sest et tagasi vetsupottidesse läheb ka ainult üks toru. Nii et me pidime läbi seina puurima, et saada kätte seda ühtegi. Ja see on nüüd see koht, kus ma siis eelmise esinemise peale ikka kirjutasin siia taimeseinaga juurde, eks ole. Et need on need kandidaadid, kuhu see vesi võiks minna millegi kasvatamiseks, kas siis iluasja, funktsionaalsuse, õhu värskendamise, jahutamise jaoks või siis millegi kasvatamise jaoks. Nii et lihtsalt anda natukene aimdus sellest, mismoodi ühe siukese lihtsa karbist välja stepslisse seadme paigaldamine tegelikult käib, siis meie hea üliõpilane, kes selle oma lõputööks tegi, kulutas siin ikka nädalaid, et saada vesi jooksma. Nii et annab nuputada. Ja annab nuputada sellepärast, et torud on juba olemas ja sa pead selgeks tegema, mis on iga toru funktsioon, mille sa katki lõikad ja asendama hakkad. Nii et omajagu tööd. Ja sellele tööle lisandub nüüd, kui seade käima läheb, sa pead hakkama siis veeproove tegema. Ja sa pead mõõtma ka reaalselt, kas vett ka tuleb. Sest et see, et meil on duširuum, ei tähenda, et tulebki. Duširuum peab olema kasutuses. Nii et mõõtsime siis ära, vaatasime, milline on kasutus dünaamika ühe spordihoone duširuumis. Ja meie selle katseperioodi jooksul, kui masin töötab kuni siis kaitsmise hetkeni, käis sellest ruumist läbi ligi 300 inimest. See oli küllaltki lühike periood. Ja jagasime siis täiskasvanud ja siis kooliealised. Ja saime teada, et täiskasvanud inimene duši all kulutab ära 10–75 liitrit vett. Kas see läheb kokku sinu numbriga? 75 on küllaltki palju. 10 on ämbrike ja oleneb kui pikad juuksed. Ja, midagi umbes nii. Aga kui sa võtad mängu lapsed, 1 liiter per inimene. Ja see on nüüd see koht, mis tõmbab meile tugevad pidurid, sest et tuleb välja, et taaskasutus veeseade ja selle edukus oleneb meie veetarbe harjumustest ja võib-olla käitumisharjumustest. Ja nüüd, kui oli päeva hommikupoolses osas oli küsimus, kas koolidesse võiks panna kuivkäimla, siis selle numbri pealt mina ütlen, et pole lootust ka. Nad ei lähe sinna. Et meil ei ole harjumust ennast pesta, kui me oleme lapsed. Me häbeneme ja põeme liiga palju uusi asju. Ja äkki keegi näeb, et ma käisin kuivkäimlas. Täitsa hull asi. Nii et see on siuke riskikoht, mõtlemise koht. Võib-olla see ei ole nii, aga see number on mõõdetud number. Ja siis me ei saa veeheidet ja veetarbimist klappima. Ehk siis vett tekib siis, kui inimesed käivad ja hallvesi jookseb ja vett on vaja, aga kindlasti teise graafiku alusel. Et mis me nüüd teeme, vaesed mehed? Enne veel, kui me hakkame vaatama, kuhu me siis selle vee paneme, vaatame, kas masin töötab. Ja kui nüüd panna võrdlusse 2 pudelit, ehk siis hallvesi enne ja hallvesi pärast, siis lihtsalt otsa vaatamise järgi ei saa öelda, aga selgeks läks. Ja kui nüüd panna üks nendest paljudest proovidest, siis on näha, et KHT väheneb üpriski edukalt, jõuab mõne 10-ni, PHT seal 70 pealt 11-ni, mis ütleb, et see ei ole veel puhas. Fosforist me ei näe jälge, lämmastik palju ei muutunud, helium vähenes palju. Nii et vesi saab orgaanilisest ainest hulga puhtamaks, aga see ei ole veel nii puhas, et juua me ei saa. Meil nagu ei tasu üritadagi seda kraani panna. Kas selle veega saaks käitada pesumasina või nõude pesumasina? See on nüüd omaette uurimist vajav teema, sest mõlemad masinad vähemalt teoorias on võimelised vett kuumutama. Võib-olla siis peaks selle külma režiimi kuidagi ära blokkima, sest et see on riskikoht.
Küll aga me võiks kasutada seda vett millegi kasvatamiseks. Ja siis meie projekti suurim eesmärk oli anda see vesi edasi nüüd kaladele. Ja kui kalad on nautinud seda vett, siis võtame kalade juurest ja anname edasi taimedele. Ehk siis kasutame seda sellistes akvapoonilistes süsteemides, mida saab kasutada majas sees. Ja mitte õues, sellepärast, et kogu see süsteem peaks töötama aasta läbi. Ja aasta läbi me õues ei saa, sest talvel on talv ja külm ja siis kõik see külmub ära. Nii et kõige stabiilsem oleks, kui meil oleks vesi kogu aeg saadaval, me võtaks selle ühiskondlikust hoonest, kus vett on alati ja kasutaks selles hoones sees millegi kasvatamiseks. Nii et miks mitte? Võtame siis mahutid, paneme kalad, paneme taimed ja kalad mitte silmailuks, aga võib-olla tootmiseks ja taimed mitte silmailuks, aga võib-olla tootmiseks või siis ka silmailuks. Ja äkitselt meie skeem saab hoopis keerulisem. Nüüd me peame siia selle skeemi külge pookima ka tarbimise või kasutamise ja nüüd me peame teadma iga tarbija eripära. Kui palju kalu per ruutmeeter või kuupmeeter või per sööda hulk, kui palju kala tahab lämmastikufosforit, kui palju ta annab lämmastikufosforit, kui palju taim tahab, kuna taim tahab ja taim läheb kokku valgusega, nii et äkitselt sellest lihtsast skeemist saab üdini keeruline. Nii et me siis oma pikkade arutluste tulemusena jõudsime, no kus sa oled? Jõudsime siis selleni, et me peame dimensioneerima kala jaoks mahuti, mis on tegelikult 1 kuupmeetrine mahuti ainult. Ja siin on küllaltki palju selliseid arvväärtusi, mida sa pead teadma. Setiteid on meil õige mitu ehk, meil on veevahetuskiirust vaja teada, meil on veemahtu süsteemis, me peame teadma riiulite kandevõimet, me peame teadma põranda kandevõimet, nii et kõik lihtne tahab saada kõrvale arvväärtust. Ja selle tulemusena siis tegelikult kõik see näeb väga hea välja, eks ole. Nii et kui sa suudad sinnani jõuda, et sa süsteemi kokku laod, siis on see väga hästi tehtav. Halb on ainult see, et kui me saaks tühja majasse enne torude panekut kõik selle projekteerida, oleks hulga lihtsam. Nii et inseneril on jõukohane, kui ta teab arvväärtusi. Ja arvväärtused pead sina talle andma, tellijana näiteks. Nii et me oleme selles faasis, et vesi jookseb, vesi on saanud puhtaks, kalamahuti on paigas, vesi vuliseb, veel kalu panna ei saa selle pärast, mille pärast me ei saa kalu sisse panna. Suvel spordiklubid puhkavad, õigemini remondivad. Nii et me peame teadma ka selle asutuse töörežiimi, kust vesi tuleb. Nii et me alustame päeval, kui spordiklubi avab uuesti uksed. Nii, kalad, taimed. Nii et sügisel on põhjus seda juttu korrata. Ja et seda nüüd kokku võtta, siis alguses ma mõtlesin, et ma jätan päris tühjaks selle koha ja siis võib-olla arutan teiega, et kuidas kokku võtta nüüd neid väikseid leidusid, olgu need siis negatiivsed või positiivsed, mis siit õppida oli. Aga võib-olla nii õigem, kui me võtame pealkirja lahti. Nii et kui me räägime taaskasutusveest, siis selle nii-öelda selliseid suundumusi ja väljakutseid, see on tulnud, et jääda. Ja me ei saa öelda, et me Eestis oleme nii veerikas, et meil ei ole üheski kohas Eesti nurgas vaja taaskasutusvett. Mõned ütlevad, vihmavesi on puhtam, võta vihmavesi. No viimased 2 kuud me ei ole saanud võtta vihmavett. Ja sinu kalad ja sinu taimed on selleks ajaks küpsed. Nii et hall vesi on midagi, mis on stabiilne. Seetõttu ta on ka atraktiivne, ehkki keeruline. Nii, taaskasutusvee roll, ehk siis, et me ei tahtnud vett taaskasutuse suurata sellepärast, et kui vahva on vett taaskasutada, vaid et me tahame kasvatada midagi, olgu see siis põllumajandus, olgu see mets, olgu see tööstus, nii et see läheks asja ette ja taaskasutusvee roll siis võiks aidata meil kohaneda sellega, mis meil on käes, ehk siis muutuva kliimaga. Me ei ole peaaegu rääkinud toitaine ringlusest. Esiteks projekt ei ole veel sealmaal, et me väga palju teaks selle kohta, aga praegused dimensioneerimisraskused, mis meil selle hetkeni olid, on hydraulilist laadi.
Ja samasugune pakk raskusi tuleb juurde, kui me hakkame rääkima, mis peab olema vee sees. Ehk siis me puhastasime vee liiga puhtaks. Nüüd me peame vette hakkama lisama võib-olla seda sama lämmastikku ja fosforit, sest seda tahab taim. Või et midagi, mingisugust lisandit tahab kala. Nüüd teeme vee puhtaks, aga saime liiga puhtaks. Ja me ei saa teha selles kohas seda, et me siis halli vette ei puhasta üldse. Siis on tal toitaineid sees. Me ei saa seda puhastamata jätta, sest et liiga musta veega me ei saa kasvatada söödavaid taimi ja me ei saa anda ka kaladele. Nii et see on selline hallivee puhastamise paradoks. Me tahaks toitaineid ja me tahaks vooluhulka. Ja selleks, et me saaks vooluhulga kätte, peame vee tegema puhtaks, kaotame toitained ja pärast lisame nad purgist juurde. Nii et suundumused on sellised, et me peame olema valmis vee taaskasutusse laskmiseks. Ka võib-olla ehk suuremates hoonetes, kus halli vett on. Ja me peame projekteerima teistmoodi. Me peame vähemalt valmis olema selleks, et projekteerimise käigus jätaks, paneme ühe toru, teeme valmis oleku. Või kui me ei raatsi toru panna, teeme kanali, kuhu hiljem saab selle toru panna. Et me ei peaks lõhkuma ära iga seina vetsupoti juures, et saada vett vetsupotti näiteks. Nii et see on asi, mida me ei oska isegi õpetada tudengitele. Ja me ka ei ole kindlad, kas me peaks seda õpetama, kuniks ei ole tellijat. Nii et me küllap teeme mõned demotööd, et aru saada, kui palju erineb taaskasutusvee valmiduses hoone võrreldes tavalise sajandi vanuse loogikaga ehitatud torustikuga hoonega. Nii et väljakutseid on palju, meil on tehnilist laadi väljakutsed, me peame teadma vooluhulkasid, tarbimisrežiimi, me peame teadma survet, me peame teadma, kuhu tohib, kuhu ei tohi. Need riske on palju. Ja seetõttu arvatavasti alustame lihtsamast, et me kasutame seda vett mitte ilmtingimata enese pesemiseks või riiete pesemiseks, aga võib-olla ilu jaoks, võib-olla nende sama taimeseinade jaoks, sest kui taimesein peaks juhtuma, et närbub, kuna vett ei ole, siis on see väiksem mure, kui näiteks meie kalakasvatus hätta jääb. Ja hätta ei tohi jääda, dubleeritud veesüsteem peab igal juhul olema. Nii et väljakutseid on palju ja sõnum on see, et täna me ei ole valmis projekteerima sellist maja. Aga me juba teame, et seda valmidust on vaja ja me peame selle selgeks õppima meie noortele inseneridele. Nii et selline demoprojekt, mis on siis tehtud meil Interregi projekti raames, on selline piisavalt kobe algatus, et diskussiooni hoida. Ja ongi kõik. Nii palju teamegi taaskasutusveest. Ja see uudis, et Postimehes oli nupuke, kuidas Ameerikas korrusmaja hallveest ju lausa õlut pruulitakse. Ja, ainult siis sa lisad sellele veetöötlusetapile ühe sihukese süütu etapi, mille nimi võiks olla näiteks pöördusmoos. See teeb paljud veed võimalikuks. Tõsi, see on enam-vähem kõige kallim veepuhastusmeetod üldse ja jälle sama häda. Vesi on nüüd jälle liiga puhas. Ja jälle me peame lisama sinna mineraalaineid ja kõike. Ehk siis teoreetiliselt sellised demod on atraktiivsed igal juhul. Aga neid skeeme vaadates, kuidas ühest asjast saab järgmine ja veel kord järgmine, siis tegelikult ju, ma ei mäleta, mis hetkel sa jõudsid, kas sa Raini ettekannet nägid, kus ta näitas Tampere näitel, ta oli Zoomiga meil. Et seal oli ka lõpus oli niimoodi, et mitte ainult ei ole üks asi, vaid kõik on nagu seoses küll kala ja kasvatuse ja kalaõliga ja mida kõik on nagu omavahel kõik süsteemis. Seda tarka tellijat, tarka kasutajat, tarka projekteerijat ja tarka loastajat. Mul korraks tulgatas pähe, et kui spordihoone on suhteliselt fragmentaalne tootja, siis tegelikult oleks väga atraktiivne või lausa kiuslik soovitus võtta seesama hallvesi hoopis Maarjamõisast, kliinikust. Kogu aeg on käive ja veel milline käive ja millist vett sealt tuleb, vau.
Arvatavasti suure haiglakorpuse torustik on parasjagu keeruline. Et nüüd lisada selline vähem oluline tükk haigla funktsioneerimise jaoks, siis see tahab kõva vaidlemist. Võib-olla on see võimalik. Riskid on suuremad ja sellel, kes hakkab nüüd veeproove võtma, sellel tõenäoliselt on kogu aeg tööd. Seda tunnide... jah, aga siis... Hästi konkreetne küsimus, et millega desotatakse? Kuidas see deso sealt pärast veest ära kaob, et kalad ja taimed sellega hakkama saavad? Ega me ei tohi kemikaale lisada, eks ole, nii et UV. UV. UV tekitab, eks ole, osooni. Ei ole osoon. UV lambiga, jah. Osoon võiks olla üks kandidaat. Osooni generaatorid on läinud juba väikseks ja võib olla isegi taskukohas. Aga kas keegi on seda geneetikat ka uurinud? Mina olen hariduselt tsütogeneetik ja ma ütlen, et kui seal on näiteks kloor sees on, siis ma ütlen kohe, et nii palju mutatsioone ei tekita miski asi kui kloor, aga et ka UV on tegelikult ju tohutult muudab geneetikat. Oleme teadlikud, aga kuniks ei proovi, ei saa ka täpsemat vastust. Nii, ja eks siit tuleb veel küsimus. Vesi on liiga odav, on hea kommentaar. Kõige kallim vesi on see, mida ei ole. Ja kui sul vett ei ole, siis sa saad aru, et vesi ikka ei ole odav. Siis võib, ja see tegelikult ainuüksi see fakt, et on olemas ja saada küllaltki lai valik valmis kujul seadmeid, ütleb seda, et vesi väga paljudes kohtades ei ole odav. Ja me saame lubada sellist. Meil on väga üldine nimetus, näiteks kui Eesti üks toredamatest veepuudusega paikades Viim, siis öeldakse, et kinnisvara ei saa areneda, kui ei ole näiteks taaskasutusvesi mängus, siis see on üks võimalus, et saada areneda. Ja. Et kas kuskil on saada see uuring, et tahaks näha, mis taimetoitaineid leidub siis seal dušis tulevast veest? Siin oli välja toodud osa... Värske võitu. Tavaliselt üliõpilas lõputöödes me väga süvitsi ei lähe peenematega kui taimetoitained. Sest et kallimad analüüsid on ette nähtud, aga meie tööülesanne oli saada vesi jooksma ja veenduda, et masin läks käima. See küsimus on võib-olla järgmise etapi kohta, kui kalad ja taimed on korraga mängus. Mul on pisut kõrval küsimus, aga kuna sa nimetasid korraks Viimsit, mul lihtsalt sportlikust huvist, et kas sul on teada, kuidas Viimsis see vaakumkanalisatsioon töötab? Vastata ei julge. Ehkki Viimsil me hoiame silma peale, aga kuna meil on tööjaotus oma õppetoolis, siis need on jutud, mis ma kuulen kohvilauas. Seetõttu ma nagu praegu ei tahaks võtta kommenteerida seda. Mina võin öelda, et Viimsi vald oli väga tubli, nad panid oma Viimsi rauaallika voolama kanalisatsiooni. Et ma ei tea, kuidas see võimalik üldse oli, nii et vett on seal küll. Nii, aga me oleme nüüd ajaga teinud sellise süüdimatu mineku, mis on tegelikult väga vajalik, sellepärast et samal ajal, kui meie siin hakkama jooni alla tõmbama, oota veel, seisa, on selline lugu, et Tallinnas lõpeb ära Arenguseire Keskuse poolt korraldatav Arenguseire rohekonverents väga tähtsate ja kõrgete külalistega, kuid ma kahtlustan, et tänase päeva sisukus ja praktilisus ja faktilisus on tunduvalt tummisem kui see, mis Tallinnas toimub. Nii et tallinlased, kes praegu vaatavad ülekannet, siis lükkake ümber või ma ei tea. Igatahes ma annan siis ka Mait sulle värske raamatu koos autogrammiga. Palun. Jah, aitäh.
ja nüüd ka sotsiaalmeedias ütlesin, et meil on nagu 2 rosinat lõpus, et Mait Kriipsalu, maaülikooli professor, on tulnud siia hästi praktilise asjaga. Just vaatasin, et torudest oli juttu ja solisem. See, mis seal taga soliseb, see on tegelikult allika makett, mille kunagi gümnaasiumiõpilased tüdrukud tegid selle maketi ja see on päev otsa siin meil taustaks olnud. Kuid nüüd meie päeva lõpetuseks ja taustaks, enne kui ma siit seda viimast asja välja hõikan, ütlen seda, et kui sellel aastal on meie pealkiri kuigeimlate tehnoloogia ja sellega kaasneb muidugi ja vesi, siis järgmisel aastal juba on meil kalendrisse rist tehtud 12.06.2024 aasta pärast ja ehk võtame siis teemaks kuigeimlad ja kompostimine. Sest kompostimise valdkond on ka hästi mitmetahuline ja põnev ja mõnetega reguleerimata veel, eriti just inimsõnniku osas. Et sellega saab veel nalja, aga aasta pärast oleme juba nii palju targemad, et kindlasti saame kava kokku. See kava saab sama tihe ja tempokas kui sel aastal. Et järgige siis seda reklaami ja muidugi need tänased ettekanded saavad olema mõne aja pärast ka järelvaadatavad, nii nagu ka eelmiselt 2 sellist seminari, mis tegelikult oli osa konverentsi mõõdus. Et seepärast juba julgesime ka konverentsiks seda nimetada, seda veepäeva. Suur osa sellest tööst on olnud siis tänu Priidule, kes on selle koha eestvedaja ja ülesehitaja. Kava pani mina kokku, pekske mind. Mina olen selles kõik oma ideed kokku pannud. Ja kui keegi tahab järgmisel aastal korralduses kaasa lüüa, kaasa aidata, siis et tulge aga kampa. Teeme nii, nagu jaksame. See, et videoülekanne toimub, see on jah, tänu siis Põhjamaade ministrite nõukogu Eesti esindusele. Aitäh! Nii et sellised tänud veel ja kas see video vist on olemas? Põhimõtteliselt on olemas. Nüüd see viimane rosin on nüüd selline. Ma juhatan selle sedapidi sisse. Et kes nüüd ajalugu teab, eestlased on olnud ka Veneetsias käimlatega, nii nagu ka soomlased on selle tulevikukäimlaga, siis eestlased oli 2004 sellise lihtsalt mingi peldikuga. Trooja hobuse kujuline ja siis see tekitas palju segadust ja elevust ja takkapihta saadeti sinna ka siis seda dokumenteerima toonased tudengid, Rain Tolk ja Marianne Kõrveret, kes Tolki teab, siis Tolk, nii nagu ta tudengina oli, ta täna ka selline, natuke selline intrigeeriv, irriteeriv. Ja see film, seda tuleb võtta väikse sellise distantsiga, et ka autorid ütlesid, et see on ju tudengifilm, et ärge võtke seda nüüd nagu väga tõsiselt. Samas need küsimused ja väiksed uperpallid, mis seal filmis toimuvad, on hämmastaval kombel kehtivad ja asjakohased ka täna, ligi 20 aastat hiljem. Nii kummaline, kui see ei ole. Et aega ei ole just edasi läinudki mõne koha pealt. Nii et see film on saanud tänu Eesti pagan küll, nüüd läks meelest ära, filmiarhiivile, see siis Eesti kaasaegse kunsti filmi